Paide Maximarketi juhataja Tiiu Lunts. Siiamaani on kõige osas, mis me oleme küsinud Paide Maximarketi muudatuste kohta öeldud, et oodake, me ei julge midagi kinnitada. Ja nüüd oled sa valmis ütlema, et homme. Ja nüüd ma olen valmis ütlema, et tõepoolest täna õhtul me sulgeme Maximarketi oma traditsioonilised uksed kell 10 õhtul ja homme hommikul kell 9 me avame siis 100 meetrit edasi Türi poole mööda Ristiku tänavat uue osa uksed klientidele ja sinna vahele mahub päris mitmeid tunde, kus me siis kogu personaliga kolime ära kaubad vanast Maximarketist ja kolime ka endid üle siis nii-öelda uude Maximarketisse. Tõsi, mis on küll praegu ajutist laadi, sellepärast et me kolime peaaegu poole väiksemale pinnale ja mis kliendi jaoks on oluline, et me praegu ajutiselt oleme sunnitud kolima 2 korrusele. Et siin ma tahangi klientidele öelda, et me tõepoolest tekitame nii klientidele kui ka natuke iseendile pisut ebamugavust lähemateks kuudeks, et meie kauplus asub siis 2 korrusel, kus esimesel korrusel on kõik jahutust vajavad kaubad ja teisel korrusel mitte jahutust vajavad kaubad, ehk siis tavakaubad, tööstuskaubad, joogid, kangemad. Ja et sellele teisele korrusele olude sunnil on võimalik pääseda üksnes eskalaatori vahendusel nii ülesse kui alla. See on siis niimoodi, et kellel sellist kangemat jooki läheb õhtul vaja, et siis tal ei ole ohtu, et ta trepil komistab, kui trepini jõuab, siis on üleval ka. Jaa, seda kindlasti, aga ta peab olema ka selle eskalaatoriga pisut ettevaatlik, kui ta tuleb seda kangemat jooki võtma ja muidu ka. Aga et me anname endale aru, et see on ebamugav mõnda aega, aga me oleme valmis kõiki kliente aitama, kes on lapsevankriga, kes on ratastooliga või kes muidu kardab sõita eskalaatoriga, et alati saab pöörduda teenindaja poole, meil on kogu lahtiolekuaeg teenindaja lähedal saadaval. Ja seal all praegu pildis on siis see triibuline kassa, niisugune sinised triibuline kassa. Kõik, mis küsida, saab küsida see on Maximarket infolett ajutiselt ja kõike saab sealt küsida ja me oleme nõus igati aitama, sest iga klient on meie jaoks teretulnud ja et küllap me siis koos klientidega elame selle ebamugava aja üle, aga vaatamata sellele, et või väikese ebamugavusi meie kauplus on uus ja ilus, meil on kõik uued seadmed, igati kaasaegsed seadmed, meil on suur ja avar Maxi-köök, mis meil siiamaani päris takistas juba elu, et meil on köögi suurus ligemale 120 ruutmeetrit ja meil on seal täiesti uued ja kaasaegsed seadmed, nii et meil on ühtegi takistust head sööki valmistada ja seda klientidele pakkuda. Samuti oleme me nüüd valmis küpsetama pitsat ja pakkuma pitsat klientidele, pakkuma müügisaalis erinevaid kuumi jooke ja pakkuma ka mõningast suuremat valikut külmi kaupu. Iseenesest paistavad need ruumid muidugi väga võimsad ja suured välja. Siin, kes näevad selle jutu juurde ka Facebookis pilti, siis võivad oomata, et see kõik näeb väga vägev välja, aga see on siis selles mõttes natukene petlik, et uus ja avar tundub suur, aga ostjale on see ikkagi üks päris huvitav ja tore käik tulla esimest korda siia uude kauplusse. Kindlasti on ostjale huvitav tulla ja huvitav ka vaadata, millised on need nii-öelda ajutised lahendused, et te näete tõespoolest meie poes kipsseina, mis on ajutine sein. Te näete trepipiirdel päris lihtsat vineeri, mis on ka ajutist laadi, sest et küllap kõik kuulajad on aru saanud ja mis toimub praegu Eestis ehitusmaterjalide turul, nii ka meil mõningad hanked on viibinud, aga me oleme praegu igale probleemile leiutanud siis ajutise, aga samas väga uskava lahenduse, et meie maja on ohutu kasutada ja et
me sellest ei hooli, kui meil tõepoolest mõni asi nii väga ilus ja kirgas veel praegu välja ei näe, aga see mõne kuu pärast on juba hoopis teised. Üks asi, mis siin allpool oli näha, allkorrusel, meil on praegu siin ülakorrusel, oli see, et nüüd on siis ka võimalus, kui jõuad osta tehes poole pealt järeldusel, et tahaks nutikassat kasutada, siis võid sinna minna ilma, et seda käpa võtmise ettevalmistust oleks. Jaa, tõepoolest meil on nüüd uue lahendusena kasutusel 2 täiesti ise skänneerimise võimalusega kassat, kus siis klient asetab oma ostud kassa kõrval olevale platvormile ja saab ise skänneerida, et ta ei pea enam igal juhul pulti võtma ja seda maksekioskis maha laadima. Et jah, tõepoolest see võimalus on nüüd olemas ja see võimalus jääb ka tulevikus, et kassad tõsi on pisut ajutise koha peal ja võib-olla natuke ruumikitsikuses, aga see probleem laheneb mõne aja pärast nagunii. See on tohutult tore, oli seda maja läbi käia ja vaadata, milline toimetamine siin käib ja isegi meil mahub kaadrisse peal 2 inimest, kes siin üleval toimetavad ja 3 inimest allpool ja 1+3 tükki läks vist järgmisele objektile. Kui palju üldse inimesi siin majas praegu töös tegemas on? No praegu ma ei oska, praegusel hetkel ei oska ma neid kokku lugeda, aga täna õhtul, kui me alustame kolimist, et meil on tööl umbes 100 inimest, et erinevatest valdkondadest, et on meil kolimisautojuhte, on transportöölisi, on klienditeenindajad, on neid inimesed, kes sätivad oma letid hommikuks valmis, et on kaupade väljapanijaid, et tõepoolest me oleme hästi mobiliseerinud suure meeskonna, et me saaksime võimalikult kiiresti ja võimalikult efektiivselt need kaubad siia ära kolida, nii et kliendi jaoks hommikul ei ole mitte midagi märgata, ainult ta peab tulema teise ruumi. Kas tõesti on siis niimoodi, et täna õhtul on kella 10 Maximarket lahti, nii nagu ta on enamasti aastas ja siis hommikul kell 9 on sellest praegusest ehitusplatsist saanud valmisruumid, tehakse uksed lahti ja kassa hakkab piiksuma? Jaa, muidugi. Nii me olemegi mõelnud ja me oleme selle lubadusega varem välja juba käinud, et Maximarket ei ole suletud kliendi jaoks mitte ainsamatki tundi. Ja tõepoolest täna on kõik nii-öelda vanas Maximarketis kõik kaubad riiulitel saadaval, tõsi, võib-olla mitte just niisuguses külluses nagu tavapäraselt, aga ja need samad kaubad siis öösel kolimisautodega liiguvad uude hoonesse, nii et muidugi Ristiku tänava inimeste ees meil juba vabandus ette, et me öösel, me proovime küll lärmakaid töid mitte teha, aga meil mingi liikumine siin öö jooksul toimub. 100 inimest hiirvaikselt viivad kaubad ühest mäest teise. Ja nii hiirvaikselt me ei suuda, et ehk siin elanikud annavad andeks meile selle väikese sagimise, aga me tõepoolest proovime mitte lärmakaid töid teha, et siin lärmakad tööd tehakse täna ära, te näete õuest traktorit, kes siis on siin praktiliselt akende all ja planeerib ja ma ei julge lubada, et hommikuks muru kasvab, et nii me ei ole osanud asju korraldada, aga pinnas on tasaseks aetud, kõnnitee on laias laastus olemas juba praegu, Taara automaat töötab meil juba täna, et saab oma pudelit tuua juba täna ära ja et kõik niisugused elutähtsad asjad on meil homme hommikuks olemas. Mõne nädala pärast hakatakse kaubanduses kindlasti välja panema juba jõulukaunistusi, nii et vaatame siis ka jõulude poole. Mis siis jõuludeks saab? Seda seina, seda kipseina, seda ei ole siis enam? Me loodame, et see nii läheb. Meie plaanid ja tegevus on kõik sellele orienteeritud, et me võimalikult kiiresti saame Maximarketi